esimene õhtu, kui jõudsin Londonisse, mul oli akordion kaasas ja ma mängisin Metsmühise peaga kogu kubraal ja rohkem ma suuresti ei osanud mängida. Ja laulsime seal Vastemajas koos ja meil oli 2 laevatäit eestlasi. Üks laev läks põhja. Meie laevast läks 2 meetrit granaat mööda. Ja see oli öösel. Ja meid pandi siis kuskile barakki sinna, kus me olime öö. Seal kõrval oli üks väike pesuruum. Läksin midagi käterätti või midagi sinna pesema. Ja järsku pommid lendasid. Ja mina jäin sinna rabulite vahel, ma tulin siit pesuruumist, sain välja ja siis nägin, et neid eestlasi enam ei olnud, ainult 2 suurt pommiauku. Ja seal oli siis, meid oli 22 eestlast. Islingtoni Vastemaja. Jõudsime siis sinna ja härra Torma ja proua Torma käisid tol ajal, käisid ikka igale transpordile vastastead ja tervitasid meid siis Londonisse ja pandi meid siis tööle. Kuidas kellelgi juhtus. Kõigepealt me siis võtsime ja pesime need põrandad puhtaks ja pesime need põrandad tõesti puhtaks, nii et Meitron nägi, et põrandad olid puhtad. Ja juba hakkas vaatama. Ja siis tuli vabariigi aastapäev ja siis me kutsusime Meitroni, rääkisime härra Tormaga kokku ja kutsusime Meitroni aktusele ja me tantsisime. Ja pärast seda me olime juba, minu tüdrukud tead oskavad lugeda ja kirjutada ja tantsida ka veel. Tol ajal ei olnudki Eestimaja, saatkonnas käisime. Üleval elasid Tormad ja siis olid need kontoriruumid olid. Ja me siis kasutasime ühte kontoriruumi. Sest saal oli, saali me pärast ei saanud enam minna, sest Kroonlühter hakkas liikuma. Hakkasime saama juba Eesti maja, et saaks, muidu ennem me käisime lätlaste juures koosolekuid tegemas ja siis meremehed arvasid sellest, et paneme nüüd rahad kokku ja saime osta Eesti maja, et kus eestlased kõik saavad koos käia. Kõigepealt me tegime teeõhtuid. Teeõhtuid tegime siis seal kookesi küpsetasime ja võileibu tegime, käisime siis koos ja mõnikord meil oli seal mõned etendused,
näitasime isegi mõnikord filmi. Keegi tuli ja näitas ja siis seal olid ühed muusikainimesed, kes mängisid klaverit ja üks oli viiuliga mängis ja no niimoodi läks edasi. Ja kui siis õhtul kodu tulid ja kõik need asjad olid ära teinud, siis tulid mööda Wimbledoni pargi äärde autoga ja laulsid, et jää meie juurde, issand, keset ööd. Mets mühiseb ja kägu kukub raal, asaljendab ja lilled õitsvad seal. Mänd kiigutab siis oma võimsad pead, on meeles tal kõik muistsed õnne all.